Ja. Tere, kallid kuulajad, vaatajad. Täna me jätkame siis oma loengut üksindusest ja üksildusest lääne mõtteloos. Me alustasime selle teemaga eelmise aasta oktoobris ja jõudsime välja 19. sajandisse. Nii et suurem osa ajaloost on meil juba selja taga, aga 20. sajand on väga rikkalik just selles osas, mis puudutab erinevaid vaatenurki, teooriaid üksindusest ja üksildusest lääne ühiskondades. Ja ma alustaksin väikese meenutusega eelmisest loengust, mis me võime siin kõrva taha panna. Kõigepealt, et üksindust on lääne mõtteloos mõtestatud väga erinevalt ja olenevalt olukorrast. Antiikajal nähti selles lausa vabatahtlik üksinda olemine võis tunduda inimvaenulikuna. Üksinda olemine oli ka karistus nendele, kes saadeti maapakku, aga varastele eremiitidele, munkadele, nunnadele oli see üks askeesi vorm. Üksinda olles sai inimene üheks saada Jumalaga, üksinda olles sai inimene ka end harida, loodusega üheks saada. Me nägime, lõpetasime eelmine kord tsivilisatsiooni kriitilise üksinduse otsimisega. 19. sajandil on ka aktuaalne geeniuse idee, kuidas üksikgeenius eirates kõiki norme ja reegleid saavutab sellise radikaalse iseseisvuse oma üksinduses, uhkes üksinduses. Ja siin on ka loomulikult vabaduse teema, individualism, mis areneb 19. sajandil ja viib teatud paradoksini. Me tahame kõik olla sidemetest vabad, aga me ei taha olla üksi. Ja lausa tekib üksinduse kultus 18. sajandil just siis, kui üksinduse mõiste tõstetakse esile ja temast saab nagu selline poeetiline koht ja saksa kirjandusteaduses on just rõhutatud kuidas saksa mõiste Einsamkeit saab selliseks tooposeks või poeetiliseks mõttekohaks, mis toodab uusi ideid ja ka meeleolusid. Siin kohal on tähtis mõelda ka sellele, et siin selle taga on tihtipeale mõte sellest, et inimene tegelikult ei ole kunagi üksi, isegi kui olla päris eraldatud kõikidest inimestest, siis on inimene alati inimese võimalus Jumala poole pöörduda või siis loodusega üheks saada või on see kunst see kõrgem väärtus, mille poole pöörduda või kõiksus. Et me näeme, et need vanemad ideed tegelikult, seal on selline mõte taga, et on kõrgemad väärtused, mille poole inimene pöördub, kui ta on üksi. Pöördub ära inimseltskonnast ja pöördub millegi olulisema, kõrgema poole ja sellepärast ta ei ole üksi, ta ühineb millegi kõrgemana. Ja selline negatiivne üksildus, kui hingeseisund ja probleem on ajaloos suhteliselt uus nähtus ja ajaloolased tegelevad sellega väga aktiivselt, just praegu see on väga aktuaalne teema, kogu aeg tuleb uusi publikatsioone sellel teemal ja see praeguse seisuga peetakse 18. sajandi keskpaika selleks oluliseks ajaks ingliskeelsetes maades, kui mõiste loneliness, üksindus, selles mõttes kui hingeseisund ja tunne kerkib esile. Ja mõisted on väga olulised, nagu me eelmine kord tõdesime. Eesti keeles on raske teha vahet tegelikult üksinduse ja üksilduse, seda tehakse tänapäeva teaduses, inglise keele eeskujul, aga kui me vaatame tagasi, siis me näeme, et tegelikult eesti keeles ei ole tehtud selget vahet nendel kahel mõistel.
ja mina kasutan ka täna neid üsna sünonüümsetena, kui ei ole põhjust neid eraldada. Ja suur diskussioon käib selle ümber, kas üksildus võiks olla universaalne, üldinimlik nähtus või mitte. No ajaloolaste jaoks ei ole midagi üldinimlikku üldiselt, vaid me peame siis vaatama konkreetseid kultuurilisi ja sotsiaalseid tingimusi. Ja tuline arutelu on käimas ja selle aja jooksul meie 2 loengu vahel on juba ilmunud uusi raamatuid. Ja ma tahan ainult korraks näidata ühte täiesti värsket raamatut aastast 2025. Suurbritannia ajaloolane Katie Barclay on ilmutanud raamatu, kus ta püüab näidata, et üksindus on tegelikult alati olemas olnud ühel või teisel viisil, isegi kui need mõisted alati ei kattu, ja ta püüab leida, tal on niisugune globaalne vaatenurk ja vaidleb vastu sellele teesile, et üksindus on valgusaja leiutis. Me võime leida sarnaseid kogemusi antiikajal ja ta siin läheb tema eelnev teos, mille vastu ta siis sõna võtab, on Feybound Albertis Loneliness, a Biography. Ja Katie Barclay püüab ka lahendada seda probleemi, et üksindus kui mõiste on väga abstraktne. Selle asemel, et üksindusest rääkida, võiksime me rääkida näiteks igatsusest, koduigatsusest, vaadata neid erinevaid tundeid ja seda tehakse siis selles raamatus ka. Nii et kui keegi on huvitatud, siis kõige viimane sõna ajaloolaste poolt on siin selles raamatus. Aga meie võiksime esitada ka küsimuse, mis juhtub Eesti ja Liivimaal, kas siin ka midagi huvitavat toimub, kas on midagi järgi jäänud allikates. Ja me näeme, et on olemas huvitavaid näiteid. Näiteks ilmub kõige esimene ajakiri Baltimaades. Ajakirja nimi oli Die Vernünftige Einsamkeit, arukas üksindus, ja see ilmus Riias ja oli selline moraali ajakiri, nagu Inglismaal oli The Spectator, sellised ajakirjad olid väga moes. Kes seda täpselt kirjutas seal, seda ei ole tegelikult teada, aga me näeme, et see on selline üksindus, mida tõlgitakse ladina keelde kui solitudo, see positiivne meditatiivne seisund, kus inimene õpib ja areneb. Aga me näeme ka, et baltisaksa luules on mõiste Einsamkeit väga keskne ja siin on esindatud pea kõik saksa luulest tuttavad küljed, ülevüksildus, meditatiivne üksiolek, aga ka valus, eraldatus ja üksiolek. Ja kui ma vaatasin, ma tegin väikse uuringu portaalis Eeva ja leidsin vähemalt 10 erinevat baltisaksa luuletust, milles pealkiri oli üksindus, Einsamkeit, aga tuleks vaadata loomulikult ka sisust. Üks moment, vabandust, mul on üks paber siin, mille ma olen unustanud välja võtta. No, vabandan. Ja, siin. Ja üks näide siis baltisaksa luulest, see on siis Saku mõisas sündinud luuletaja ja proosakirjanik, mereväe ohvitser ja tolliametnik Ludwig Nikolai von Rehbinder. Ja luuletus on ilmunud siin Tartus, ma valisin selle just sellepärast, et me oleme Tartus, ja tema luuletus Einsamkeit, see algab sedasi, Freundschaft suchte ich und fand nur Worte. Ma otsisin sõprust, kuid leidsin vaid sõnad. Autor kirjeldab siin, kuidas ta otsis sõprust ja armastust, kuid kõik see oli ilma asjata. Armastatu keeras talle selja külma südamega.
Ka kodumaa ja isakodu ei paku talle õnne ja südamlikkust. Einsam sei, wer kann das Wort ermessen, wer der Deutung Schweres nicht gefühlt. Ainult see, kes ise on tundnud üksindust või saab selle sõna tähendusest aru. Üksi rändab autor või luuletuse minategelane üksi jääkülmas ja valus. Me näeme ka pisut hiljem Eesti luule lätete juures, kuidas üksindus saab keskseks motiiviks. Näiteks Juhan Liivi juures, kes on võib-olla kõige tuntum üksinduse laulik. Ma kõndisin metsa poole, kus vaiklik üksildus, siin leidus mu nukker süda, mu noorus ja armastus. Ma kõndisin välja pääle ja üle kirikutee, siit rahvas sõitis mööda, mul haiget tegi see. Eraldatus, Liiv leiab lohutust loodusest ja tema üksildus mitmes teises luuletuses ühtib ka Eesti rahva saatusega. Liiv ei ole üksi, meil on palju luuletajaid sellest varasest 20. sajandist, näiteks Anna Haava, kellel on üksinduse motiiv väga keskne. Ta rändab üksi külmas, pimedas, haudade vahel. Nii igaüks surma üksi on üks luuletus, ma praegu ei jõua neid ette lugeda, vaadake ise. Ja loomulikult Maria Heiberg, käisin üksi tähte valgel, üksindus kui mitte ainult mõiste, vaid ka meeleolu. Meeleolu loomine sellises sümbolistlikus luules ja kui me loeme Eesti kirjanduse ajaloolisi ülevaateid, siis tihtipeale tõstetakse esile nende Juhan Liivi ja Maria Heibergi puhul eriti nende elusaatust, vaimuhaigust, vaesust, üksindust ja kindlasti on see väga mõistlik tõlgendus, kuid me näeme, et ka välismaal Euroopas on see teema aktuaalne ja siis eriti sajandi vahetuse sümbolistlikus ja uusromantistlikus luules ja me võime ainult üks näide siin on Eino Leino. Mina olen nii üksin, kui üksin vaan olla se voi. Ja nii edasi. Ma olen nii üksi, kui saab olla. Ja kui me hakkame üksindust otsima ka kunstis, siis me leiame teda väga paljudes kohtades. Eelmine loeng algas meil selle pildiga, Edvard Munch, 2 inimest, üksikud üksildased. Selle pildi taga on pisut teistsugune lugu. Munch maalis seda motiivi palju aastaid erinevates vormides. Originaalteos hävines tulekahjus, aga ta tuli selle juurde üha tagasi. Ja see kujutab algselt, modellid on tema sõbrad ja see on selline abieluväline afäär, mis siin parasjagu käimas on. Aga me näeme, meil ei ole täna aega kunsti uurida, me leiame seda ka Euroopa, Itaalia, ka Lõuna-Euroopa kunstis, inte ainult Põhja-Euroopas. Ja kui me vaatame sama ajastu või hilise 19. sajandi ühiskondlikku mõtet, siis näeme ka, et seal kerkib üksildus esile kui selline keskne teema ja üksildus on osa moodsa ühiskonna pahupoolest, varajases sotsioloogias tuntud ideed on just selline mõte, et linnastunud industriaalühiskond on lõhkunud traditsiooniliselt kogukondlikud sidemed, Gemeinschaft, ja selle asemel on meil Gesellschaft, mille sidemed, inimestevahelised sidemed on teistsugused, kvalitatiivselt teistsugused. Siin on võõrandumist, me teame tuntud mõiste alienatsioon,
Karl Marxis, aga ka anoomia, nagu Emile Durkheim väidab, toimub moodsa ühiskonnas sotsiaalsete normide ja kuuluvustunde nõrgenemine, mis suurendab üksildust. Ja Durkheimi on ju huvitatud enesetapust ka selles kontekstis. Suur linn kui moodsa ühiskonna sümbol, seal valitseb anonüümsus, inimesed distantseeruvad, nad on ka blasé, neid miski enam ei pane imestama, tunded muutuvad ja üksildus muutub üha suuremaks probleemiks. Ja mitte ainult sotsioloogias, vaid ka filosoofias on üksildus üha enam tähelepanu saav nähtus ja nüüd ma nimetan paari väga tuntud filosoofi, näiteks Arthur Schopenhauer, kes ei olnud ju suur inimeste armastaja, vaid vastupidi, pigem väga kriitiline inimese kui sellise suhtes. Ja tema kesksed mõtted üksilduse kohta on sellised, et kui me oleme koos inimestega, siis me peame alati ennast piirama, kohanema. Alles üksinduses saab inimene mõelda ja elada oma loomuse järgi. Ja sisemiselt rikas inimene leiab üksinduses tegevust ja rahu. Ainult siis, kui inimene on sisemiselt tühi, muutub omaenda seltskond talumatuks. See ei ole kaasasündinud omadus, seda tuleb harjutada, kujuneb välja elu jooksul kogemusega, vanusega. Ja siit me näeme, peale Schopenhauerit tuleb terve rida filosoofe, me ei jõua kõiki neid nimetada, aga üks meile hästi tuntud nimi on Friedrich Nietzsche, kes ka tuleb selle teema juurde aeg-ajalt, eriti teoses Nii kõneles Zarathustra, aga ka sealpool head ja kurja kirjutab ta üksindusest ja kuidas tugev indiviid ei rahuldu karja mentaliteediga, ta loob oma väärtused üksinda. Ja Nietzsche juures leiame ka karja mõiste või sellise negatiivse suhtumisse massi, millest saab keskne teema varase 20. sajandi sotsioloogias ja filosoofias. Eksistentsialistlik filosoofia jätkab samal joonel. Eelkäija Søren Kierkegaard, Taani filosoof, näeb inimest kristlikus kontekstis, Jumala ees oleme me kõik üksinda. Me vastutame oma valikute eest indiviidina. Ja eksistentsialistlikud filosoofid 20. sajandil peaaegu kõik puudutavad üksinduse teemad ühel või teisel viisil. Üksindus on inimeseks olemise paratamatu osa. Me vastutame oma valikute eest, see ei ole kerge. Vabadus põhjustab ängistust. Aga me ei tohi, me peame olema autentsed ja mitte järgima massi. In das Mann verfallen sein, kirjutab ju Heidegger, et inimene loobub oma autentsusest ja teeb nii nagu kõik teised. Aga see on siis selline keskne mõte eksistentsialistlikus filosoofias, et rõhutada vabadust ja vastutust. Ja sellega kaasneb ka üksindus. Ja
aga mis toimub siis, millal ja kus tekib see negatiivne, nüüd ma olen väga palju rääkinud positiivsetest terminitest, sellest üksindusest. Kaasaegse psühholoogia vahet tegemine positiivse ja negatiivse üksinduse vahel, see saab alguse kuskil teaduslikus mõttes kuskil 70. aastatel. Robert Stuart Weiss, Ameerika sotsioloogia akadeemik, ja ta on kirjutanud päris palju üksildusest, leinast, lahutusest ja sotsiaalsetest suhetest. Ja tema üks kõige olulisem teos üksilduse alal, millest saab hilisema sotsioloogia ja psühholoogia selline alustala ja millele rajatakse järgnevad teooriad, on siis loneliness, the experience of emotional and social isolation aastast 1973. Ja Weiss oli siis üks esimesi teadlasi, kes eristas üksilduse kahte spetsiifilist ja erinevat vormi ja kujundas selle raami, mida tänapäeva psühholoogias endiselt tihtipeale kasutatakse. Esiteks, üksildus, mis on subjektiivne tunne või seisund, ei ole sama, mis üksinda olek ja objektiivne isolatsioon. Inimene võib olla ümbritsetud inimestest ja tunda end üksildasena või olla füüsiliselt üksi, ilma et ta tunneks üksildust. Need kaks asja ei ole, nad ei ole päris sõltumatud üksteisest, aga nad on kaks erinevat asja. Ja ta kirjeldas üksildust kui sellist närvilist, kroonilist haigust, millel ei ole praktiliselt mingeid häid omadusi. Ja ta eristas kahte tüüpi üksildust, mis tulenevad kahest erinevast sotsiaalsest vajadusest ja et need vajadused on rahuldamata. Kõigepealt emotsionaalne üksildus, emotional loneliness, mis tekib siis, kui puudub lähedane inimene, usalduslik partner ja siin jääb rahuldamata kiindumuse vajadus, attachment inglise keeles. Ja seda saab leevendada lähisuhte läbi, kui on sügav ja lähedane suhe teise inimesega. Aga meil on ka sotsiaalne üksildus ja see tekib siis, kui meil ei ole piisavalt sõpru, me ei ole seotud kogukonnaga piisavalt, meil ei ole ühiseid tegevusi, meil on vajadus, inimesel on vajadus olla sotsiaalselt integreeritud ja siin on see vajadus rahuldamata jäänud. Ja Weiss kirjeldab tegelikult rohkem selliseid sotsiaalseid vajadusi, mis peavad olema täidetud, et üksildustunne oleks välditud. Ja siis esiteks kiindumus, millest ka siin juba oli juttu, vajadus intiimse partneri järgi või lähisuhte järgi, siis sotsiaalne sidusus või integratsioon, meil on vaja tunda, et meil on jagatud tegevused, ühised tegevused, et me kuulume kuskile, aga meil on ka vajadus hoolitseda teiste eest ja vajadus tunda end väärtuslikuna. Ja meil on ka vajadus tunda, et keegi on olemas meie jaoks kriisiolukordades. Ja see raamat oli pöördelise tähtsusega, sest varasemas kirjanduses ei suudetud või ei olnud peetud vajalikuks eristada üksildust näiteks depressioonist piisavalt täpselt. Ja siin Weiss pakub ka lahendusi, mis on ka tüüpiline siis hilisemale psühholoogiale.
aga üksinduse positiivseid aspekte arutatakse kaua, ütleme 70-ndatel aastatel on endiselt teada-tuntud ka sellised teooriad nagu Donald Winnicotts 1958. aastast pärinev teooria, mille ta esitab ühest artiklist, see ei ole omaette raamat. Ja Winnicottil on tähtis keskne mõiste inimese võime olla üksi, the capacity to be alone, mis tema järgi on siis täiskasvanud inimese juures selline küpsuse märk. Võime olla üksi saab alguse lapsepõlvest, kui väike laps, kes tahab olla oma vanematega või kellegi läheduses, saab olla turvaliselt kellegi läheduses, aga teda otseselt ei aktiveerita, ta võib lihtsalt olla seal kellegi juuresolekul ja see tekitab tast turvatunde. Ja see annab sellise tugeva põhja eluks, et inimene ei karda üksi olles hülgamist või tühjust, sest tal on selline sisemine turvatunne. Ja see on selline vabastav tunne, kus inimene saab olla tema ise, ta ei pea mõtlema, et ta kellelegi peaks meeldima. Winnicottil on ka selline mõiste nagu vale mina ja tõeline mina. Täna me nendest rohkem ei räägi, aga siin on tähtis näha ka, et siis on paralleelselt on meil psühholoogid, kes rõhutavad ka sellist võimet olla üksi, et üksindus ei ole tingimata probleem ja siis on oluline ka eraldada mõisted üksteisest. Positiivne üksi olemine, solitude, mida võib kirjeldada kui sellist rahulikku ja loova seisundit, kus inimene saab unistada ja tunda end terviklikuna. Ja siis negatiivne, valus, üksildus, siis eesti keeles tänapäeval kirjutatakse L-tähega üksildus, loneliness, valus seisund, mis tekib siis, kui turvatunne kaob ja inimene tunneb hirmu eraldatuse ees. Ja umbes siis 60-ndates, 70-ndates aastates ongi meil see eristus, mis inglise keeles on väga selge, eesti keeles ei ole ta nii selge, kui vaatame, kuidas mõistet on kasutatud vanemas kirjanduses 20. sajandi teisel poolel, see ei ole päris alati nii, et neid eristatakse siiski, kuid tänapäeva kaasaegses kirjanduses seda tehtakse psühholoogias, et see on nagu oluline. Ja veel üks selline ingliskeelne oluline teos, kõige enam müüdud Ameerika sotsioloogi raamat on David Riesmani The Lonely Crowd. Ma ei ole näinud, et seda eesti keelde oleks tõlgitud, aga seda võiks tõlkida kui üksik mass. Ja siin seletab Riesman, kuidas ameeriklased siis 50. aastatel muutuvad. Iseloom muutub, see on siis selline tees, mis on saanud väga-väga palju tähelepanu ja mida tänapäeva sotsioloogid endiselt, mille nad viitavad ja mille kohta on ka muidugi kriitikat, aga see on selline protsess, mida ka tänapäeval võib täheldada. Ja Riesman ütleb sedasi, et Ameerika keskklassi iseloom muutus peale teist maailmasõda, kuna nüüd oli heaolu ja linnastumine ja tarbimisühiskond ja muud sellised faktorid, siis muutus inimeste käitumine, nende iseloom, tema räägib iseloomust.
Ja kui varem oli inimestel olnud oma sisemine moraalne kompass, näiteks mis oli saadud väärtushinnangud, normid, mis oli saadud vanematelt, õpetajatelt, töömoraal näiteks või kuidas tuleb elada ja milline on inimese elu eesmärk, mille poole püüelda siin elus, mida ma tahan oma elust. See omandati lapsepõlves ja see juhtis siis inimese elukäiku läbi terve elu. See oli nagu internaliseeritud, kui inimene seda ei järginud, siis ta võib-olla tundis mingit süütunnet. Aga nüüd juhtub midagi Ameerikas, kui inimesed hakkavad hoopis juhinduma teistest, mitte enam oma vanematest või autoriteetidest, lapsepõlvest kaasa saadud väärtustest, vaid sellest grupist, ümbritsevatest inimestest, kelle ideed muutuvad ja kohanemine oma ümbrusega on selline uus ideaal. Inimesel on nagu radar, millega ta nagu peilib seda, mis teised mõtlevad ja püüab olla samasugune, ootab teiste heakskiitu. Ja kui inimene ei suuda olla samasugune kui teised, siis tabab teda ärevus ja eraldatus, inimene muutub konformistiks. Isegi kui käiakse läbi teistega väga tihedalt, siis on see suhtlus pinnapealne. Ja tõelist lähedust tegelikult ei teki ja siis on see on selline üksinduse allikas ka ja inimene kaotab kontakti nende kõrgemate väärtustega, nagu me tõdesime eelmine kord näiteks. Nüüd Riismann ei kirjuta väga palju religioonist, aga religioon on üks selline asi, mis võiks anda siis selle moraalse kompassi. Või muud kõrgemad väärtused ja sellised moraalsed väärtused. Ja nüüd on inimene, mis saab siis sellest vaesest ameeriklasest, ta on nii sõltuv oma grupist, ja kui ta enam ei sobitu sinna, siis ta tunneb ennast üksinda ja õnnetuna. Ja siis üks kõige põhjalikum uurimus üksinduse teooriatest, mida ma nimetasin ka eelmisel korral, mis annab ülevaate sotsioloogiast, aga ka filosoofiast ja millest ma tahaksin natuke rääkida siin, on Norra filosoofi ja kirjaniku Lars Svenssoni üksinduse filosoofia. See on tõlgitud ka mitmesse teise keelde, aga eesti keeles seda ei ole. Ja Svensson toetub siin üksinduse kognitiivsele definitsioonina, ta ütleb niimoodi, et üksildus on subjektiivne tunne, mis tekib siis, kui tekib lõhe soovitud ja tajutud sotsiaalsete suhete vahel. See ei ole siis sama, mis füüsiliselt üksi olemine, vaid on lõhe inimese soovitud ja tajutud suhtestaatuse vahel. Aga see on vältimatu osa inimkogemusest. Svensson väidab, et üksildus on vältimatu selleks, et tunda armastust, kiindumust, peame me olema haavatavad kaotuse ja eraldatuse suhtes. Kui me pole mitte kunagi tundnud üksildust, siis me kannatame tõenäoliselt mingi emotsionaalse puuduse all. Ja kesksel kohal Svenssoni arvates on siis modernsuse probleem ja tema püüab lammutada erinevaid müüte. Ta kritiseerib ka üksilduse epideemia narratiivi. Nagu me eelmine kord tõdesime, siis räägitakse tänapäeval väga palju sellest, et meil on suur epideemia, justkui oleks mingi nakkushaigus levinud, et inimesed on väga üksikud ja nüüd on poliitikud ja teised sunnitud selle probleemi lahendama.
aga Svensson on filosoof ja ta vaatab oma terava pilguga kõikidest nendest müütidest ja narratiividest läbi, nii et see raamat on nagu selline kriitika kesksete, ta mitte ainult ei anna edasi neid keskseid mõttekäike, vaid kritiseerib ka neid väga huvitaval viisil. Ja tegelikult ta siis kokkuvõttes jõuab järelduse, et meil ei ole mingit epideemiat, esiteks me ei saa seda korrektselt mõõta, kuidas me teame, mida inimesed tunnevad, ja teiseks, kuidas me saame seda vanemate aegadega võrrelda, kui ka ei ole mõõdetud. Nii et siin on niisugune teadusteoreetiline kriitika, aga ka filosoofiline kriitika. Ja ta alustab üksilduse määratlemisest ja ütleb, et see üksildus on selline valulik tunne, mis nagu on selline sümptom sellest, et mingi vajadus on jäänud rahuldamata, see on vajadus läheduse või kokkukuuluvuse, ühenduse järgi. Ta rõhutab ka, et üksildus on subjektiivne seisund. Keegi, kes on füüsiliselt üksi, ei pruugi olla üksildane ja vastupidi. Üksildus on seotud häbiga tihtipeale. Miks häbi märgistatakse üksildust? Ja tal on ka selline näide, et iga kord, kui ta peab loenguid üksildusest, siis ta palub oma kuulajaskonnal tõsta käe püsti, et sellel, kes on üksildased. Ja tavaliselt mitte keegi ei taha oma kätt püsti tõsta. Ja tema kui filosoof vaatleb siis üksildust läbi filosoofia ja eriti siis eksistentsialistliku filosoofia. Aga ta alustab lausa antiikajast. Ja tema arvates on just eksistentsialistlike filosoofide pakutud definitsioonid ja probleemiasetused sellised, mis võiksid olla ka meile tänapäeval olulised, sest me oleme ka tänapäeval põhimõtteliselt üksinda, vastutavad oma valikute eest ja me ei saa kunagi täielikult jagada teise inimese kogemust. Ta kirjutab ka armastusest. Üksildus on armastuse hind. Kui me armastame ja kiindume, siis me oleme paratamatult haavatavad kaotuse suhtes ja sellest tuleneva üksilduse suhtes. Ja kui me siis võib-olla proovime vältida lähisuhteid, et mitte olla haavatavad, mitte tunda end üksildasena, kui midagi juhtub, siis tekib tegelikult veel tugevam, sügavam isoleerituse tunne. Svensson uurib ka sotsiaalsete sidemete nagu sõprus olulisust. Inimene ei saa eksisteerida isolatsioonis ja üks peatükk räägib siin ka usaldusest ühiskonnas. Usaldus on üksilduse vähendamise keskne tingimus selleks, et saaksime luua rahuldust pakkuvad suhted oma kaasinimestega. Ja need riigid, kus usalduse tase on kõrge, need on reeglina ka madalama üksilduse tasemega. Ja siin ta vaatab Põhjamaid, ta kirjutab ka noorakate üksildusest. Ja need riigid, kus usaldustase on madalam, seal tunnevad inimesed ka, et nad peavad rohkem endasse sulguma ja see suurendab isoleeritust. Nii et kui on räägitud kollektivistlike, kui varem on tehtud vahet eelkõige individualistlike ühiskondade ja kollektivistlike ühiskondade vahel, siis Svensson paneb selle kõik kahtluse alla, et ei ole nii, et kollektivistliku ühiskonna inimesed on tunduvalt vähem üksildased, pole kindel, ja vastupidi, vaid me peame vaatama teisi faktoreid. Kuna ta arutab ka üksilduse tervislike aspektide ümber,
tänapäeval räägitakse väga palju just üksilduse tervise ja meditsiinilistest mõjudest. Ta kritiseerib ka üht väga mõjuvõimast raamatut, Ameerika riigiteadlase Robert D. Putnami Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community. See kõigepealt ilmus artiklina, aga siis hiljem ka raamatuna ja seda pidevalt tsiteeritakse ja see on selline standardteos tänapäeval. Aga mida see ütleb Putnam siin siis? Ta ütleb seda, et alates 50. aastatest on Ameerikas kodanikuaktiivsus ja sotsiaalne kapital vähenenud tunduvalt ja ta kasutab bowlingut kui metafoori, siis seda kurikamäng kui metafoor, aga ta uurib ka päris kurikamängu või nende bowlinguklubide liikmeskonda ja ütleb, et need on kokku kuivanud, et vanasti tahtsid inimesed mängida koos organiseeritult, aga tänapäeval inimesed enam ei suhtle rühmades, vaid mängivad üksinda. Nii et need on faktid tema andmete järgi ja samas on see ka metafoor, mis kehtib terve Ameerika ühiskonna kohta. Ja sellega seoses on kahanenud sotsiaalne kapital. Ameeriklased on kaugenenud oma perest, sõpradest, naabritest ja ka kõikidest demokraatlikest struktuuridest üleüldse. Ja siin ta vaatleb ka selliseid faktoreid, et millest see võib tulla, näiteks äärelinnastumine, kui inimesed peavad kaua aega kulutama selleks, et pendeldada tööle ja koju, siis neil pole aegagi käia mingis klubis ja sotsialiseeruda kogukonnaga, või ka tehnika, digitaliseerumine, kõik sellised asjad, erinevad faktorid loetleb ta ka üles. Ja see on nagu selline jätk siis selle moodsa ühiskonna pahupoole kriitikale, millega need varased sotsioloogid alustasid, kuidas meil individualistlik ja liberaalne ühiskond tekitab üksindust, mis on nii paradoksaalne, aga ka vältimatu. Inimene ei taha olla seotud, kui ei taha olla üksi ja üksindusest on saanud moodsa ühiskonna peamine tunnusmärk. Aga siin esitab Lars Svensson, Norra filosoof, kellest me veel nüüd ka praegu edasi räägime, et see kõik ei pruugi üldse olla tõsi ja kui vaadata, kuidas teadlased tsiteerivad üksteist, siis kõik tahavad tsiteerida Putnami, aga kriitikuid, kelle on ka väga head argumendid, keegi väga tsiteerida ei taha. Ja kui me vaatame fakte, siis me näeme tegelikult, et pole kindel, et need kurikamänguklubid üldse, et nad tegelikult, et see kurikamänguklubid sedasi kokku on kuivanud, juba seal me saame kritiseerida ja kogu ühiskond, võib-olla me mõõdame lihtsalt seda üksildust valesti, kuidas mõõdetakse, on erinevad skaalad, mida inimestelt küsitakse, see on enese hindamine ja kokkuvõttes tuleb Svensson lagedale faktidega, mis näitavad, et see ei pruugi üldse nii olla ja ta arutleb ka siinkohal kollektivistlike ühiskondade üksilduse üle, näiteks Jaapanis on statistika selle kohta, et inimesed võivad tunda ennast väga üksildasena, nii et uurimused ei kinnita seda, et just individualism või see liberaalne individualism või see liberaalne indiviid oleks kõige üksildasem siin maailmas. Et kõik need narratiivid ja müüdid on võimalik purustada. Samamoodi on võimalik purustada, mida Svensson ka teeb, see mõte, et
digitaalne maailm teeb meid üksildaseks. See on idee, millest me eelmine kord rääkisime. Sherry Turkle, ka sotsioloog, kes väidab, et ka väga mõjuvõimas raamat viimastel aastatel, et digitaalne suhtlemine teeb meid üksildasemaks, suhtlus kasvab, aga muutub pinnapealsemaks, et digiajastu toodab üksindust ja need suhted on pinnapealsed, nad ei ole tähenduslikud, nad ei ole sügavad, aga siinkohal ütleb Svensson, et kui me nüüd teeme jälle küsitluse ja ta siis refereerib küsitlusi, kus on küsitletud neid sotsiaalmeedia kasutajaid või erinevaid digitaalsete meediumite kasutajaid, siis see ei pea alati paika, et mitmed need inimesed, kes on aktiivsed sotsiaalmeedias, on tihtipeale aktiivsed päriselus näiteks ja nad ei tunne võib-olla ennast üksildasena, kuigi samas on ka palju neid, kes arvavad, et nad on tunduvalt üksildasemad kui teised. Aga kui me neid lõpuks võrdleme, siis see on ainult inimeste arvamus. Nii et lõpuks taandub see küsimus mõõtmistehnikatele. Siin on erinevad skaalad, vähemalt 5 erinevat metoodikat on välja arendatud üksilduse mõõtmiseks. Teiseks võib kahtluse alla seada selle mõiste epideemia, kuidas see üksindus siis nüüd epideemia on. Et kas, kui me kasutame sellist meditsiinilist mõistet, siis mida see tegelikult tähendab üldse? Kas see ei vii meie mõtteid vales suunas kuidagi? Et kas tõesti on meil siin nagu viirus? Ja ühest küljest on küll nii, et meditsiin ja neuroteadused on nüüd üha enam huvitatud üksildusest ja selle erinevatest mõjudest. Neurobioloogia, siin on päris palju uuemat kirjandust, ma ei olegi jõudnud kõige uuemaid asju enam vaadata, see on eelmise aasta seisuga, ja siis on päris palju artikleid sellest, kuidas krooniline üksildus aktiveerib aju ohusüsteeme ja tõstab kortisooli taset ja siis sellest tulenevad kõiksugu südame- ja veresoonkonna haigused, dementsus ja enneaegne surm. Nii et ka on kirjutatud selline artikkel, mis väidab, et üksildus on ohtlikum kui suitsetamine või rasvumine. Ja see on selline nähtus, see on suurem trend nagu selline tunnete ja medikaliseerumine. Ja tunnete ajaloos on sellest päris palju räägitud. Ajaloolased on tähele pannud, ka psühholoogid ja teised on tähele pannud, et paljud sellised meeleseisundid, tunded, mida vanasti peeti üsna normaalseks, tavalise elu juurde kuuluvaks, on tehtud meditsiinilisteks diagnoosideks 20. sajandil ja enamasti siis 20. sajandi lõpupoole. Ja neid on hakatud ravima. No kurbus on teada, muidugi siin on tegelikult pikk ajalugu ja melanhoolia on ju alati olnud medikaliseeruv, nii et kui ma tohin ise siin kritiseerida jälle, siis see ei ole muidugi päris uus, aga siiski sellel medikaliseerumise hüpoteesil on teatud oluline dimensioon. Ja näiteks, kuidas häbelikkusest saab sotsiaalne foobia ja kuidas seda hakatakse ravima rohtudega. Iga 10. ameeriklane võtab kangeid rohte selleks, et olla rahulikum ja mitte tunda ärevust sotsiaalsetes situatsioonides, näiteks kus peab avalikult rääkima. Ja mul on siis üks näide ühe teise tunde kohta, see ei ole siis üksildusest, vaid see on siis häbelikkusest. Christopher Lane, Ameerika psühholoog, on kirjutanud sellise arutluse, kus ta kritiseerib Ameerika psühhiaatriat ja seda, kuidas psühhiaatrid teevad koostööd siis ravimitööstusega, kui nad neid ravimeid välja kirjutavad. Ja ta toob näite, ta alustab oma seda raamatut väga armsalt looga oma emast, et kui tema ema oli väike kunagi seal 20. aastatel, siis ta oli väga häbelik ja kui külalised tulid, siis ta peitis ennast laua alla.
ja ta käis ka 4 käpakil nagu ja ütles, et ta on hobune. Ja siis, no mis tänapäeval oleks tehtud sellise lapsega, Lein ütleb siis, et tänapäeval oleks talle pandud diagnoos. Ja võib-olla ka rohud peal. Aga et tema see järeldus on siis, et just sellised käitumised ja tunded, mida varem peeti elu normaalseks osaks ja eriti laste juures, siis on muudetud patoloogilisteks nähtusteks ja neist räägitakse meditsiiniliste terminite keeles. Me teame, et tänapäeva psühholoogia, vähemalt need inimesed, kes õpivad psühholoogiat Rootsis, osad minu üliõpilased õpivad ka psühholoogiat, nemad õpivad väga palju bioloogiat ja neuroteadust ja palju vähem siis nad ei õpi filosoofiat näiteks, mida nad minu arvates peaksid õppima. Ja nii et usu, filosoofia, kunsti ja kirjanduse roll tunnete mõtestamisel ning reguleerimisel kahaneb tasapisi või üsna kiiresti lausa ja kaob. Nii et see eksistentsiaalne ruum, milles inimene elab ja kus ta tunneb end võib-olla üksikuna või kartlikuna, see muutub üha väiksemaks ja selle asemel on meil selline biologistlik karjainimene. Ja nüüd ma räägin natuke sellise negatiivse tooniga, mina kui ideaajaloolane muidugi ei tohi siin väga palju seisukohta võtta, aga ma siis refereerin Christopher Lane'i arutelu siin. Ja siin on üks tore pilt ka tema raamatust, see on selline medikament-ravim, Zoloft, see on sertaliin tegelikult ja mida kasutatakse ka tänapäeval ja mis on siis ärevuse ja ärrituse vaigistamiseks. Kuna tegemist on rahvatervise probleemiga, siis on seda ka riiklikul tasemel tähele pandud. Mitmetes maades on tänaseks loodud ministriportfellid, kohad üksilduse ministritele. Esimene oli Suurbritannia Minister for Loneliness, kes oli siis konservatiivne poliitik Tracy Crouch. Ja see on siis see ministeerium, mis tegeleb ka kultuuri ja spordiga. Sarnased arengud on olnud ka mujal Saksamaal, Jaapanis ja mujal mitmel maal. Ja mis see põhjendus siin on? Põhjendus oli selline Suurbritannias, et üksildus on rahvatervise probleem, ohustab rahvatervist, samamoodi nagu suitsetamine või ülekaalulisus. Ja sellega olid ka teised parteid nõus, see otsus oli parteide ülene, et ehitada üles strateegia üksilduse mõõtmiseks, jälgimiseks ja haldamiseks. Ja. Nii et see on ka meil poliitiline küsimus. Ja mis sellest edasi on saanud, see on need uued arengud, et ma ei olegi jõudnud täpselt seda jälgida, aga see ministri koht on endiselt olemas. Ja on ka seda siis uuritud, et kas sellest on kasu olnud ja selle kohta on üksjagu juba kirjutatud. Aga mida siis võiks mõtteloolane, mis järeldusi võiks mõtteloolane teha siin, et kas meil on veel mingeid vahendeid üksilduse haldamiseks ja kuidas on see ühiskondlik probleem, see epideemia tekkinud ja siis nüüd see ei ole kuskilt raamatust võetud, vaid see on nagu selline minu enda mõtisklus siin või spekulatsioon ja te ei pea seda väga tõsiselt võtma. Aga nagu me näeme, need meie selle kahe loengu kokkuvõttena, siis varasemad teooriad enne 60 aastaid näitavad, et kuidas inimesel on teiste inimeste seltskonnast eraldudes võimalus millegi suuremaga suhestuda. Üldse, et on olemas mingi suurem mõõde, midagi suuremat nagu Jumal
või otsida ühendust loodusega, nagu Thoreau Walden oli meil arutlusel eelmise loengu lõpus, kunstiga, kunst kui kõrgem idee, kõiksusega või siis oma tõelise minaga, millest veel psühholoogid räägivad 20. sajandi keskpaigas ja millest rääkis ka Schopenhauer juba tegelikult. Siis ja kaua on ka see võime olla üksi tugeva indiviidi tunnus, nagu Schopenhaueri Nietzsche juures, aga ka eksistentsialistlikud filosoofid ja Briti psühholoog Winnicott on samal lainel siinkohal. Küpse indiviidi tunnus on see, et ta suudab oma üksindusega hakkama saada. Muidugi on ka negatiivne üksildus, nüüd ma natuke lihtsustan siin. Aga nagu me nägime, siis David Riesmani kanoonilises teoses The Lonely Crowd, siis kaotab lääne inimene või siis eelkõige ameeriklane siin varakult juba 50. aastal oma sisemise kompassi ja tahab sulandada gruppi. Ja grupp on siis see orientiir, mille järgi inimene oma väärtused, eesmärgid seab, grupi arvamused loomulikult muutuvad, see on kõik selline labiilne asi. Ja need kõrgemad väärtused kaotavad oma tähenduse, mitte täielikult, aga osaliselt, vähemalt nii, et nad enam ei toimi sellise orientiirina, mille järgi oma elu seada, elu eesmärk ja nii edasi. Pikaajalised eesmärgid inimestel. Aga inimene, kes tahab grupi järgi ennast seada, oma eesmärgid ja oma elu elada grupi järgi, ta ilmselt kunagi ei saa olla päriselt rahul, kõik muutub ja ka eristumine tekitab ärevust, see üksinduse tunne on siis sellega tugevalt seotud. Ja me näeme, kui 60-ndatel hakkavad sotsiaalteadused, psühholoogia, psühhiaatria, meditsiin domineerima inimese nägemust läänes üha rohkem ja tänaseni välja üha rohkem ja rohkem, siis seal nähakse inimest kui sellist karjalooma ja üksildus on väga suur probleem. Samas on kahjuks nii, et need diskursused, need teadusalad ei paku inimesele mingit sellist eksistentsiaalset ettevalmistust üksildusega hakkama saamiseks. Nii et inimene jäetaksegi selle grupi meelevalla alla ja see ongi päris hirmus tegelikult. Aga kui me uurime mõttelugu, siis me leiame siit erinevaid alternatiive, mida me saame ka ise oma elus järgida. Me võime filosoofiat uurida, võime lugeda Petrarkat, võime lugeda hilisemaid teoseid, Schopenhauerit või eksistentsialiste ja seda ma teile kõigile soovitan, et ma arvan, et see parandab kindlasti meie enesetunnet mitmel viisil. Nii et aitäh ja siinkohal ma lõpetaksin selle loengu.